Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast uute videosse. See video on meil Daugavpilsis. Kas tuleb üks osa või tuleb kaks? Ei tea. Siis me läheme põhimõtteliselt nädalaks sinna. Täna on meil neljapäev. Pidime startima kell 12. Kell on 3:30. Ehk siis liigume täna. Homme on meil trennid, vist isegi kvall. Laupäev on võistluspäev, pühapäev on võistluspäev. Ega mul täpselt see kava polegi peas. Aga lähme kahe autoga. Minu auto ja siis seal paistab Vitaliku auto ka. Ja nagu näeme, siis Sprinteril on ka mingisugune disainilaadne asi. Et me siin mõtlesime, et miks mitte teha Sprinter ka huvitavamaks. Ta oli lihtsalt valge ja lihtsalt valge on igav. Kohe näitan teile Sprinterit, aga ma arvan enamus juttu tuleb siis koha peal või siis sõidu pealt, sest praegu on mul 2% akud lambist kaamera peal. Panen aku laadima. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the... Mõlemad bussid, nii see Sprinter kui ka tagumine Sprinter on maast laeni täis. Meie oma on veel eriti, kuna meil on natukene vähem ruumi kui seal ja kaasas on meil 30 ratast rehve. Riiuli peal on osa ja enamus on ikkagi bussis. Aga hinnake seda kombot. Minu meelest see näeb ikka mega hea välja. Et see disain ongi võetud selle auto pealt, copy paste. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For you, 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 won't you let the light shine through. Vaata kui ilus, oleme Lätti jõudnud. Võtame mingit limonaadi, mingit snäkki tee peale ja liigume kohe edasi Daugavpilsi poole. Meil on 4 midagi tundi veel sõita, ma arvan 4,5 umbes. Ja tuleb lõbus, kell 1 öösel jõuame koju, kuigi plaanisime olla kell 6 õhtul seal juba. No okei, kell 8 õhtul. Aga küll me jõuame. Võtame varud ja läheme edasi. Mul on räigelt kahju, et kaamera ei näita seda pilti praegu nii, nagu mina näen seda. Õues on juba räigelt valge. Kell on 3:30. Ma ei tea, kui hästi on näha, aga 3:30. Aga okei, ma panen flashi ka, et mind oleks ka näha. Ups. Nii, me jõudsime Daugavpilsi. Tegelikult me jõudsime Daugavpilsi juba mingi pool tund tagasi, võib-olla natukene rohkem. Et seal on meie boks. No seal, kus see kollane auto on, ja siis minu auto. Ja seal on magama minna, me pakime lahti. Möliseme üksteisega, vaidleme, kõik on räigelt väsinud. No pole ime ka. Kell 9 oli juba äratused ja asjad. Ma käisin täna hommikul veel kell 10 Maanteeamets. Müüsin esimese seeria maha, mis ma teile ühes videos näitasin. Aga muidu siuksed lood on. Sääski on räisk palju. Väga palju sääski on, et kõik on... kõik kohad on ära söödud. Aga me läheme tutvume Vitalikuga veel rajaga ja siis lähme magama. Ja räägime juba homme, sest tõesti 8 tundi vist sõitsime siia, kuna tegime 2 pausi poes. Ühes poes, teises poes ja me sõitsime siukse Kreiser kiirusega mingi 90–95 km tunnis, kuna mõlemad bussid olid täis laetud ja kärud ja asjad ja me läksime 3 autoga. Meil on matkaauto, meil on 2 Sprinterit, 2 Haagist, 2 drifti autot. Näeme homme, davai! Kätte on jõudnud reede hommik, magasime mega hästi, ülihea koht, ülihea Tudula bussis ja hommikusööko tehtud, vaatasime raja üle, nüüd läheb Vitalik kohe sõitma, ta on teises grupis, auto on siin samas, soojeneb praegu. Mina lähen vaatan, mis ta teeb ja siis minul on täna sõit vist äkki 14:30 alles, kell on hetkel meil 11 saamas. Läheme vaatame, kuidas Vitalik sõidab.
Vitaliku tänane esimene trenn on läbi, viimane ring oli väga edukas. Korraks seal esimesel poole vahetusel parkis ära, aga muidu minu meelest väga tipp-top. Vitalikule rada meeldib ja kui rada meeldib, siis tuleb ka tulemus. Ma usun, et top 32 saada on päris raske, arvestades, et siin on 97 striidi osalejat, aga ma arvan, et Vitalik võtab kokku ennast ja paneb kõrgemale kvalli kohale. No nii, meil on aeg treenideks. Vitaliku treenid, nagu nägite, tehtud. Esimene grupp on praegu peal ja 10 minuti pärast on mina peale. Siis tõstame auto üles soojaks ja annan kaamera Vitalikule. Proovin seekord sellele kaamerale ka mõne kaadri saada. Äkki õnnestub, siis oleks väga super. Ja lisaks nagu ikka salongis või siis katusele. Arvatavasti panen salongi või katusele. Ei, panen salongi. Et siis on pärast ise hea vaadata, kus mis ma teen. Ühesõnaga näeme siis juba rajal. Mina ei filmi, Vitalik filmib. mina sain oma trennid sõidetud ja me küll ei rääkinud, aga meil on jälle mootoriga midagi pahasti. Isa arvab, et see on väntvall, kuna kui sidur alla vajutades teeb kahtlast heli ja meil oli natukene puru ka mootoris. Seega meil täna 2 trenni gruppi, 2 trenni vooru. Ühe trenni tegime ära, teist me ei tee, säästame autod ja sõidame kvalli ära ja peale kvallide sõitmist vaatame, mis me edasi teeme. Kui on pahandus ja siis me ei hakka riskima, kui ei ole, siis sõidame edasi. Aga minul väga trenn meeldis, sain isegi Nicknackiga sõita, et kunagi vaatasin ainult telekast seda ja YouTube'ist ja nüüd suutsin lausa reaalselt temaga sõita ka.
ei olnud kõige mugavam sõit, aga no pole hullu. Aga nüüd me rahulikult siis, mina pakin lahti, Vitalik paneb riidesse, Vitalik läheb teise trenni. Nii, Vitalik läks teisele trennile. Ma arvan, et ma ei filmi seda, sest ma tahaks natuke keskenduda, et juhendada Vitalikut ja ma jätan salongi ühe kaamera filmima. Samas võiks sellega panna talle katusele ja tal pole kinnitust. Ühesõnaga mõtlen midagi välja, et teise sõite, et siis näete ainult salongi klippe, kui sedagi. Ja rohkem nagu polegi midagi rääkida. Mõtleme ikka veel, mis sellega teha, sest ei taha nagu pahandust. Samas ei taha pahandust. Varsti, kui Vitalik trenni ära teeb, siis võtame õlifiltri ära, vaatame, mis seal toimub.
oleme siin pikalt mõelnud, mis me teeme selle autoga ja hetkel isa räägib Kevin Pesuri isaga, kes siis peaks meile piisavalt palju infot andma, sest Kevin isa on neid autosid või neid mootoreid ehk C50 teinud aastakümneid, mis teeb läbi ja lõhki. Meil on väike pikkelõtk on siis see, et äkki on 5 saale, millel on omad kandid. Need on siis lihtsalt, kas need samused tükid ongi sattunud filtrisse, mis tähendab teoreetiliselt seda, et see ei ole kriitiline, et siis ta on juba seal ja siis me paneme uue filtri jälle ja probleem laheneb. Või noh, meil on juba uus filter sees, aga sellega on vaja niikuinii tegeleda, ehk siis ma ei tea, mis saab praegu. Isa on bussis seal taga, õues on nii lärmakas, siis ta on seal lihtsalt sees, räägib. Ja loomulikult Augavpil siis pole normaalselt levi ka, ehk siis pooled sõnad jäävad kaduma, aga ma arvan, et me leiame mingi lahenduse. Plaan A on sõita sellega, plaan B on võtta teise sõitja auto, plaan C on mitte sõita üldse. Mitte sõita üldse tundub kõige mõistlikum rahalises mõistes ja moraalses mõistes, aga samas isegi need kvalli 24 punkti loevad piisavalt palju. Vaatame, mõtleme, mis me teeme. Midagi, Vitaalik seda pikku. Tšau! Нажимай потихонечку. Давай, жми. Потихонечку. Kuna meil on SOS olukord ja Kevin isa andis meile väga palju näpunäiteid, siis me otsustasime, paneme pedaali piire, et siis käib Ventval natukene vähem ja siis on lootust sõita vähemaltki kvalliring. Ma loodan, et sellest meile piisab ja ma loodan, et kõik läheb hästi. Isa on mul õnneks kuldsete kätega, seega me saame hästi hakkama. We'll see you later and tomorrow on track. Нажимай медленно. До конца. Meil on laupäeva hommik, ilm on imeline, näe lühikene särk, soe, natukene tuline, aga pole hullu. Minu auto seisab siin, Vitaalik käis juba hommikusest trennis ära ja me siis mõtleme, trenni me niikuinii ei tee, aga me veel ikka mõtleme, kuidas me teeme, kas me läheme kvalifikatsiooni sõitma või ei lähe sõitma. Suure tõenäosusega lähme, samas on nagu natukene lollus, aga me reguleerisime eile siduripedaali natukene ja nüüd auto ei ürita ennast välja suretada. Ja ma ei tea, kas siin praegu pimedas midagi näha on, aga seal pedaali taga on nüüd piiraja ja see piiraja peakski ja ütleme nii, et mitte laskma Ventvalil nii palju liikuda tänu sellele kangele sidurile. Aga kohvi on joodud ja trennid on vaadatud, kohe varsti hakkab kvalifikatsioon. Ma arvan, et äkki poole tunni pärast hakkab kvalifikatsioon. Vitaalik on küll mingi 60 sõitja vist, et sinna aega on veel varuga. Aga naudime siin, et see on siuke minipuhkus, et ma pole saanud see aasta veel puhata, siis ma tulingi Augavpilsi 5 päevaks, neljapäev, reedel, laupäev, pühapäev, esmaspäev, jah. Noh, neljapäeval me veel siin ei olnud, öösel jõudsime, aga paar päeva puhkust. Näeme siis kuskil päeva teises otsas. No tere! Mis tegema lähed? Kvalli. Hästi sõidad? Ma ütleks normaalne. Et teeme kõrged 90 ja... No proovime ikka, jah. Sest osaleid on päris palju, mis tähendab seda, et peab natukene pingutama, et top 32 saada. Yes. Street X on ka loomulikult huvitav, aga top 32 on parem. Muidugi. Ma loodan, et mind oli ka eelmises klipist kuulda, aga Vitaalik läheb nüüd sõitma kvalifikatsiooni. Rahvast on küll räigelt palju, enamus pole veel siia tulnudki. Kokku on neil seal kuskil 90 autoringis. Aga ma usun, et läheb edukalt, sest Vitaalik näitas väga head tulemust trennist. Tänased hommikune trenn oli natukene so-so, aga eilne oli ikka väga kõva. Seega
Lihtsalt vaatame, kus Vitalik sõidab ja ma proovin seda üles filmida. Proovin, kas näiteks Spotteri alasse minna filmima. Jaa, ma arvaks, oli hea mõte. Ronin sinna. Vitalikul sai esimene kvallisõit tehtud. Siuke keskmine, ei ole midagi head, siis top 32 ta ei mahtunud nende punktidega. Seega teine sõit on vaja paremini teha. Jah, on olemas see Street X. Street X'i me saame nii teha nende punktidega, aga proovime ikkagi top 32 saada, sest siis on punkti mõistes on ikka väga hästi. Võt, siin need kaks kaunit tari seisavad. Hakkame jälle lõunat tegema. Nagu igas videos, ainult sööme ja sööme. Et teeme suppi. Ja meie otsustasime, et mina ikkagi sõidan kvalli. Selle autoga, minu enda autoga. Olen siin Spotteri alas ja loomulikult sadas vihma ja kogu rada on märg. Ja kuna siin on vana asfalt, uus asfalt, seal on jälle vana, uus, siin on jälle vana tükk, et rada on väga muutev ja väga libe on. Ja siis ma andsin Vitalikule, saatsin video koos samamoodi, et kus on märg, kus on libe, kus ei ole libe. Ja siis, nagu te näete, spinni järgi. Ma olen vaata korra all seda sisenemist ja siis ma saan Vitalikule sisenemise kohta infot jagada. Tundub, et andsin Vitalikule väga head juhised. Ma olin seal Spotteri alas. Spotteri alas on ka kohtunikud ja ka kohtunikud ütlesid, kuule Kirill, väga hästi kõik räägitud ja see asi töötas. Vitalik parandas oma skoori, väga tugevalt parandas oma skoori. Enne oli 67, nüüd on 70 punkti märjaga. Ja ma arvan, me võime kõik nõustuda, et see sõit oli mega hea. No nii, kui mina olen riietuses, tähendab seda, et me lähme võtame selle riski ja teeme ühe kvalli ringi. Peale seda vaatame filtri sisu. Kui filtri sisu on okei, siis on äkki hästi. Sest piki lõtku me saime ära, ehk siis see sidur ei lähe enam nii kaugele. Ehk siis nüüd peaks olema hästi. Jah, kindlasti mingi puru tekib, aga see ei ole kriitiline puru. See ei tapa autot, see ei tapa mootorit. Ja mõtleme, kus me sõidame edasi. Kõik sõltub kvalifikatsioonist. Et 3 või 4 ringi, mis ma trenni tegin, on ilmselgelt liiga vähe. Aga ega muud valikut ei ole. Sõidame nii palju, kui saame ja kuidas saame. Ja Vitalik filmib, mina sõidan.
едем дальше. Едем дальше, да. Не надо придумывать. Да. Остатки Ну, от говна, вообще, видал, короче, были. какие-то кусочки немножко. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the No nii, meil on järgmine hommik Kvallist, räägime veits hiljem. Kell on meil umbes 9 vist, isegi täpselt 9. Jaa, kell on 9. 9 on meil trenni aeg, Street X, Vitalik sõidab Street X-i. Ja mina teen praegu veel hommikust kohvi. Hiljem on ka minul trennid, aga mina trennidesse ei lähe, vaid ma lähen otse top 32. Minu auto on valmis, Vitaliku auto on valmis, Vitaliku auto on juba stardis. Mina lähen võtan kohvi ja siis lähme raja äärde. Иван, туда отнесем на этот, на букет. Kohvi. Mida elus veel vaja on? Kui muusika ei lõuaks nii kõvasti, oleks palju parem. Aga noh, see selleks. Vitalik läks Street X-i sõitma. Mina liigun praegu spotteri tsooni. Proovin siis jälle juhendada teda, et kas läheb ja kus see läheb vastasel, kus läheb temal. Ja miks te pidite muusika just praegu tegema kõvemaks, kui ma kõnnin siin. Ma loodan, et seda muusikat väga te ei kuule, vaid kuulete mind, aga ei saa vastu väita ka.
Ai kui hea on duši all käia, hommikune duš enne paaris sõita. No nii, Vitalik, kvalifikatsioon eile läbitud, täna juba Tandem X sõidud tehtud. Kuidas oli? Alustame kvalifikatsioonist. Kvalifikatsioon oli hea. Nagu ütlesin, esimene ring oli kuivaga 67, teine märjaga 70. Natukene parendasin, aga väga tulemust ei parendatud. Tulemus oli parem, aga ei saanud top 32. Jah. Et muidu oli justkui kõik super ja mina olin rahul ja sina vist jäid ka rahul. Ja, muidugi, jah. Et kogu tiimiga olime tegelikult väga rahul. Aga kuidas täna Tandem X läks? Sõitsin esimesena initiation oli halvasti tehtud, 2 korda käsi pidurit. Seejärel poole vahetuses, see mis viimases kurvis, tegin ka väike vea. Korraks oli sirgeks ja seejärel kaotasin. Aga sõitsin teisena väga lahedalt ja mulle meeldis. Et kahjuks see kaotus tuli, aga sõita sai vist see nädalavahetus piisavalt palju. Väga palju. Ja nagu ma juba rääkisin, et meil on pühapäev ja Vitaliku sõidud on nüüd lõppenud ja minu kord oli. Kuidas eile läks? Eile läks üllatavalt väga hästi. Ma jõudsin eestlaste seas 3. ja üldarvestuses siis 13. kvalli kohale. Ja kui enne seisid, ma olin 18, ma mõtlesin, ma vaja natukene paremaid punkte ja siis sõitsin 13. kohale. Mis on justkui hea, aga samas natukene hoiame autot ka. Jällegi, neljapäeval me jõudsime, reedel ma tegin 3-4 trenniringi, sellega mu trennid piirdusid ja siis ainult kvalifikatsioon. Arvestades seda, et oli veel õhtune trenn ja siis oli veel eile trenn või isegi 2 trenni, siis tegelikult minul seda sõiduaega oli väga vähe. Ja täpselt samamoodi praegu, kui Tandem X lõpetab oma sõidud ära, siis on trenniaeg, mina ikkagi säästan autot ja lihtsalt riskigan sellele, et ilma trennideta lähen top 32 sõitma. Top 32 esimene vastane on mul Reino Kolk, et Reinoga ma vist ei ole isegi trennides sõitnud, kui ma ei eksi. Aga veel see, what's gonna going on, aga ma tean, et Reino tagasi ei hoia minuga sõites ja ta üritab mulle uksed katki sõita. Ma tean seda ette ära, nagu jälle mingi mini-manifest on. We'll see the result later. Käisime just paraadil. Paraad oli üle-eelmine aasta oli huvitavam. Parkisime pildid, fotosessioonid, värgid, särgid. Aga see aasta sõitsime lihtsalt läbi. Publikut on ka räigelt palju, nagu vaadake seda. Siin on igal pool, näe, seal lehvitavad. Igal pool kõik inimesed lehvitavad ja et ülihea on see, et publikul on hea tuju ja ka meil Vitalikuga on hea tuju. Mina lähen kohe sõitma, lootes, et kõik läheb hästi, et sidurit võetada ei tohi, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas chase run'i teha ilma sidurita. No nii, meil on aeg sõita top 32. See saab olla, ma arvan, mitte just kõige lihtsam, sest ma pean sidurit kasutama vähem. Ma küll proovin teha nii palju ilma sidurita kui saab, aga sidurit ma arvan ikkagi kasutan. Aga kõik peaks minema sujuvalt, kõik peaks minema hästi ja näeme finaalis. Sanāks, bet Igauni uzņem autorizējumu.
No nii, top 32 sai sõidetud. Keeruline, närviline, aga top 32 ongi kõige raskem alati. Nüüd on top 16 ja mis te arvate, kelle vastu? Kelle vastu ma terve eelmise hooaja sõitsin ja seekord sõidan siin Daugavpilsis ka loomulikult Kevin Luige. Et seekord ma talle nii lihtsalt võidu ära ei anna. Et seekord natukene madistame. Ja siis edasi top 8 ma pole veel vaadanud, aga mul on väga oluline saada edasi top 8-sse, sest konkurendid mul, kes mul siin hooaja tabelis vastu vaatavad, nad said kas Bayrani või siis täielik käkkimine oli vastasel. Ehk siis nüüd on natukene vaja tööd teha. Et lõpetame selle lõbusõidu ja siukse fun'i ära, et now is the time, nagu Raitses. Braukt tālāk un piedalīties sacensībās un aplausu viņam bravo, jo Čārlis cīnījā. Ai, un tas bija atkal Igauņu pāris, var teikt, Igaunijas atklātais čempionāts šeit Daugavpilī ņemīja. Jā, pastāst, tur viņi braukt, man liekas, nevajag bojāt uz asfaltu. Jābrīvēļiem, jābrīvēļiem braukt, tā ir malā no etapā to tupieši. Kādu teikumi stāda būt iespējams Eugādos Mikros, jo pateicām skatītāji paralētrēji Eugādos. Problems with engine whole weekend. Oh, okay. But I'm finally here. I just drive without any trainings, without anything. He just said, yeah, big problems with the engine. Viņa ieguva viss kaut kāds, un Čārlis joprojām brauc priekšu, un otrajā brīdī, pateicoties jau evakuātorā, ir arī tā. Tur būtu jaunīgs aplausi, un jūs maidināt, ko viņš brauc tālāk, jo mums tādā veidā ir jānolās mašīna no trafes, un nākošais pāris. Nojah, vaat siin oli puhas minu lollus. Et vähemalt on hea, et on style 90 veelgi palb olnud. I think should be. Yeah, it is. Esimest korda on siuke teema, kus midagi juhtub ja puksiiriga. Oi, pasa. Väga kurb. Väga kurb, väga kurb. Eriti veel Luigele. Luigele. Pole esimene kord. Aga vaatame, mõtleme. Kahju, väga kahju. See kuradi sisenemine mind lihtsalt viskas mäekünkalt üle ja kui ta mind üle viskas, siis ma sain aru, et ma juba sisenen, kuigi mul ei olnud plaanis veel. Ja siis oli kaks varianti, kas täiega sisse ronida, mis oleks maksimaalselt unchaseable või siis plaan B oleks see, et lähen läbi augu ja ma võtsin selle augu riski enda peale. Ja maksis kätte, kohe esimest kurvis ma sain aru, et nüüd on perses ka. Väga kahju lihtsalt niimoodi ära anda. Ma sõna otsus mõttes ära anda. Aga noh, reaalselt jälle lihtsalt ära anda. Nii, meie jaoks on täna sõidud lõppenud. Kahjuks me lõpetasime top 16 minu enda puhta vea tõttu. Ehk siis vasak tagumine ref tuli maha. Ma lendasin auku, väga suurdesse auku.
et sisenemisel või noh, sinna seal on niisugune mägi, sa nagu stardid, lähed mäest üles ja mäe peal on niisugused nagu künkad, nagu väga jõhkrad künkad. Ma ei tea, kas videot saa näha või mitte, aga need on seal. Ja ühe künka peal viskas mul tagumise osa lihtsalt nagu risti. Ja mul oli 2 varianti. Kas ma vajutan gaasi põhja ja ma lähen mööda väliskülge, mis on juba trajektoorist väljas ja mul on lootus, ma saan edasi sõita. Või variant B on see, et ma lõikan sisekurvi. Sisekurv on kohe 0, kuna seal on no-go. Ja ma läksin seda esimest varianti mööda ja siis seal oli umbes täpselt nii karm olukord, et seal oli auk ja ref maha. Ehk siis minu jaoks lõppes sõit top 16 Kevin Luiga vastu. Jah, jälle Kevin Luiga vastu, aga pole hullu. Ja teate, mis on tegelikult kõige tähtsam? Laitses tuli mu semipro esimene karikas. Ja ma ütlen teile saladuskatte all, et see ei ole viimane karikas või et see ei ole ainuke karikas, sest näete seda, see siin, see, kui te veel ei näe, siis nüüd näete nagu see sihuke suur pronksasi. Jah, ma sain karika. Mille eest te küsite, kuna top 16 langesid ju välja? See karikas tuli tänu sellele, et eestlaste seas ma olen 3. ja Lätis antakse 3. koha eest Eesti arvestuses ka samamoodi karika. Ja te teate seda asja, et kui üks on, tuleb teine. Laitsest tuli üks, tuli teine. Nägite jah, kogu seda segadust ja see video on räigelt palju veninud. Siin peaks olema rohkem materjali, aga minul ei ole aega olnud. Ja aitäh suur Papsile, et see asi võib-olla täna käivitub. Taugavpilsi video on läbi saamas. Ja kuigi meil juhtus suur pahandus ja veel palju hädasi, siis tegelikult me saame minna sinna. Ja me nägime, et karikas on kodus. Jah, Taugavpilsist tõime karika. Viimane päev läks nii keeruliseks, et me lihtsalt ei filmil midagi üles. Mis jutus driftikaga? Pikki lõtk. Väntvõllis. Vana väntvõll on meil siin. Ja väga-väga suur pahandus oli. Ja lõpuks me saime peaaegu vist kokku. Täna on esimene käivitus. Aga seda te näete Kulbilohu videos. Siinkohal hakkame lõpetama. Aitäh kõigile, kes vaatasid seda videot. Nagu ikka, võite like, kirjuta kommentaar ja näeme juba varsti. Tšau!